Nii, tere õhtust. Täna on siis jälle mõningased sõnumid edasi ütlemiseks. Vaadates tänast sellist sõjaolukorda ja vastaspooli, kes seal siis omavahel võitlevad elu ja surma peale, siis ütleme nii, et see orgaaniline pool, orgaanilise inimese pool, selles võitluses on nagu 3 sellist astet, mida me võime ühiskonnas nagu jälgida. Alternatiivmeedias eeskätt peavoolu need asjad tavaliselt ei jõua. Esimene aste on see, mida ma nimetan siis autentsete tunnete väljendamine. Seda teevad eeskätt naised, kangelannad nii-öelda, naisprohvetid ja nii edasi, kes siis väga julgelt ja ehedalt ja võimsalt ja intensiivselt alternatiivmeedias siis oma videodes väljendavad oma nördimust, oma emotsionaalset nördimust ja sõnastavad siis mingeid moraali või kõlblusreegleid, mida jämedalt rikutakse. Ja see jätab kõik väga sügava mulje. Tähendab, see mõjub puhastavalt, see on emotsionaalne eneseavamine, eks ole, see on väga oluline tasand ka arengupsühholoogias. Mäletame isegi terve gestaltpsühholoogia, gestaltteraapia kõrgemaks eesmärgiks ongi see, et aidata inimesel leida oma autentsed tunded. Nüüd järgmine aste on, kus hakkavad prevaleerima autentsed mõtted. Inimene väljendab selle võrra uusi mõtteid, et see mõjub meile nagu üllatavalt ja põnevalt ja mõnikord ka lahendavalt ja teatud mõttes vabastavalt. Et tegu on siis nagu mõtlejatega juba ja need mõtted on loovad, need ei korda teadaolevat, need tulevad nii-öelda tundmatusest, toimub siis see kuulus Krishnamurtilik vabanemine teadaolevast. Inimesed on nagu meediumid, neil tuleb nii-öelda püha vaim peale või kanal avaneb, eks ole, ja sealt hakkab tulema siis väga huvitavaid ja sügavaid seoseid selle kohta, mis siis maailmas või ümbruskonnas parajasti toimub. Me võime mingil määral öelda, et see tasand on Eestis täiesti olemas. On väga huvitavaid selliseid mõttetervikuid, näiteks ühiskonna uuendamisest, ühiskonna edendamisest järgimisele arenguastmele, sest tõesti praegune nii-öelda hiliskapitalism, nagu Marx ütles, võib-olla ka keegi teine, võib-olla keegi neomarksistidest, see monopolistlik faas, see finantsoligarhia, see on tõesti ennast ammendanud ja praegu siis ajab oma väga auahneid, ennekuulmatult auahneid plaane. Mulle endale sümpatiseerib näiteks Vaba Eesti programm, kus siis on kokku pandud mitmed sellised sotsiaalsed unistused ja utoopiad, sealhulgas siis kodanikupalk, tingimusetu kodanikupalk, lihtne ja vähekoormav maksusüsteem, mille taga on võimsad matemaatilised uuringud, mis täitsa veab välja. Et tõesti on näiteks üks ainus maks, näiteks tarbimismaks, näiteks on 10-12% ja sellest piisab. Muidugi uus haridussüsteem, mis õpetab õpilasi elama, mitte ei sunni neid tuupima 12 aastat suht ebavajalikke asju, mis neid väsitab ja koormab ja võtab neid nii-öelda kõige magusama õppimise aja. Muidugi uus tervisesüsteem, mis ei ole nüüd haigus- ja ravikeskne, vaid just nimelt elustiilikeskne, pluss loodusravi, pluss integratiivne meditsiin,
selle uued tasandid, energeetiline meditsiin, informatiivne meditsiin ja nii edasi. Noh, ettevõtluse võib-olla uuemalaadne nägemine ilma bürokraatiata ja nii edasi. No, peab küll väga loll olema, kui ei taha sellist ühiskonda. Nüüd küsimus on selles, et kuidas sellist ühiskonda teostada. Neid utoopiaid on ju ennegi olnud ka sajandeid juba tagasi. Võib-olla antiigis juba olid esimesed sotsiaalsed utoopiad, eks ole. Nagu on ka antiutoopiad, siis kas või sellest samalt Huxley't näiteks, jah, see hea uus ilm ja nii edasi. Küsimus on selles, et millised peavad olema need inimesed, millise teaduse tasandil arengupsühholoogiliselt, et kõik taandub minu jaoks arengupsühholoogiale, millise teaduse tasandil on need inimesed, kes siis on võimelised ja millistes omavahelistes suhetes nad peaksid olema, et luua ühiskonna järgmist arengutasandit, mis on siis, ütleme, selline, nagu Mahatma Gandhi ütles, et valgustunud anarhism, jah? See on kogukondlik võim siis, midagi Šveitsi-laadset, aga sealt veel midagi edasi, mis eeldab ka siis praeguse massiliselt ajupestud rahva rehabiliteerimist, rahva valgustamist, taasharimist, nende ettevalmistamist läbi mitte ainult ühe, vaid mitme põlvkonna selliseks tõeliseks oma elu ühiseks juhtimiseks. Ühesõnaga, millised peavad olema need inimesed ja millised meetodid nende inimeste nii-öelda leidmiseks, millised meetodid nende koostööks, millised meetodid nende kasvatamiseks ja nii edasi. See muutub määravaks. Me võime ju arvata ja loota, et need inimesed on olemas, et meie olemegi need, et meid on piisavalt palju, kusjuures me ei tea isegi täpselt, palju meid siis on, natuke täpsemalt. Kas meil on 1%, 10%? Me isegi võib-olla ei tea transpersonaalsest arengupsühholoogist pärit siis mudelit, mis siis vaatleb isegi 6, 7, 8 erinevat teaduse tasandit väga erinevates proportsioonides. No ma toon näiteks lihtsalt mälu järgi, et selle mudeli kohaselt see on siis 1994. aastal välja käidud mudel. Grave Graves ja Chris Conan ja kes seal olid, hiljem Ken Wilber võttis selle üle ja täiustas ja kasutas. Ja seal on siis niimoodi, et kõige jutt on siis täiskasvanud elanikkonnast maailmas, et kõige levinum meem või teadustasand on siis kaasajal ratsionaalloogiline teadustasand. Need on siis nii-öelda teadlased, teaduslikult mõtlevad inimesed, teadust nii-öelda esiplaanile seovad inimesed. Need on 50%, ligi 50% ja siis 40% on siis müütiline teadustasand, need on eeskätt siis religioossed inimesed. Näete, neid on juba vähem, kuigi mulle tundub, et peaaegu kõik maailma inimesed kuuluvad mingitesse religioonidesse. Ligi 10% on siis postmodernne meem, mis järgnes modernismile, mis muutis siis mõtlemise selliseks sallivaks. Ja kuid mis ajapikku viskas koos võimu hierarhiatega üle pardaga siis kasvuhierarhiad, muutudes pealispindseks, suhteliseks ja nii edasi. Ja ligi 1% on ainult siis juba kõrgemaid meemi, seal 0,1%, 1% on siis integraalne teadustasand, holistlik ja integraalne. Nii et siin on olemas uuringud, millele me võiksime toetuda, ilma et me peaksime nii-öelda jalgratast leiutama ja nii-öelda sule peast välja imema mingisuguseid kummalisi juhuslikke arve. Me peame teadma, milline on ühiskonna potentsiaal, sest et me näiteks hea on teada, et USA-s ja Euroopas näiteks postmodernne meem võib hõlvata isegi 20–25%.
Ja selle meemi nii-öelda vaimseks väljundiks ongi New Age, mille tipuks minu jaoks on täna mindfulness, mis on siis juba läheb otsapidi juba teadusliku arengupsühholoogiasse, vabanedes siis sellest pealispindsusest. See selleks. Nüüd kolmas tasand selle kõige valgusel, mis tõeliselt hakkab lahendama uue ühiskonna rajamise probleeme, likvideerides ka vanad ohud, on see, kus need autentsed mõtlejad mitte ainult ei soleeri, neil võivad taga olla suured rahvaliikumised, suured massid nii-öelda, kes on käivitatud, aga nad kõik on eraldi, igaüks oma nišis nii-öelda. Ja kolmas tasand ongi see, kus nad saavutavad nii-öelda dialoogilise tunnetuse mõtlemisvõime. Nad nagu ärkavad, transformeeruvad dialoogi tasemele ja neil tekib sügav huvi endasuguste individuaalsuste, unikaalse mõtlemise ja sellest tuleneva tegutsemise järele. Ja neil tekib sügav huvi integreerida neid erinevaid mõtlemisi ja neil tekib sügav kogemus sünergiast, mis tekib, ütleme siis, liidrite või karismaatiliste liidrite omavahelistes kohtumistes. Ja selle tulemusel ei teki mitte ainult meeskond, vaid tekib vennaskond, tekib ordu. Ma olen korranud seda Igor Mangi ütlust, et parteis on mandunud ordu, parteid on mandunud ordud, sest neil puudub spirituaalne, arengupsühholoogiline plaan, teadlikkus. Ja selle kolmandal astmel on see olemas. Nii et kuni seda ei teki, ja seda ei ole Eestis praegu tekkinud, tähendab, inimesed nagu ei tule isegi mitte selle peale, see tundub neile nagu võõras ja nad ei leia selleks ei tahet ega aega, välja arvatud jah, väikesed erandid. Seni olulist murrangut ühiskonnas ei toimu. Kui me võtame näiteks vastupanu liikumise, selle nii-öelda osapoole, kellel ei ole raha, ei ole võimu, küll aga on ehedus, autentsus, on side oma hingega ja nii edasi. Seni selle poole tegevus jääbki stihiliseks, see jääbki reageerima vastaspoole strateegilistele sammudele, mis on ette arvestatud ja kohandatud aastakümned, aastasadu, aastatuhanded. Ja see on täiesti ebavõrdne mäng, sest alles sellisel dialoogi tasandil tekivad strateegiad. Kõigepealt tekivad taktikad ja siis tekivad strateegiad. Ja see tähendab tänu sellele potentsiaalile, mis siis avaneb, sellele sünergiale, nendele imedele, mis hakkavad juhtuma esmalt mõtlemises, koos mõtlemises ja hiljem ka sellest mõtlemisest tulenevates tegevustes. Sellest võib sündida ühiskonna järgmine arengutasand. See on minu arvates ainus eeldus ja tingimus praegu ja seda praegu ei ole, aga me ootame seda ja me saame loomulikult tegutseda selle nimel. Väljendades, me peame, nagu ma hiljuti ütlesin ühele rahvajuhile, et me peame õppima koos mõtlema võrdväärselt, mõtlema nii-öelda puhta mõtlemise tasandil, kus ei loe enam staatused, ei loe enam sotsiaalsed rollid, kus keegi ei ole selliseid inimesi, kes teavad ja neid, kes siis võtavad teatavaks, vaid kus on, ütleme, sokraatiliselt väljendades inimesed, kes teavad, et nad mitte midagi ei tea, aga just tänu sellele nad koos saavad kogu aeg teada midagi väga olulist ja põhjapanevat. Nende anum on kogu aeg tühi ja seda saab kogu aeg täita uue värske sisuga. Ja loomulikult tekib siin tohutu kiire hüpe mõttekultuuris. Me võime lühikese ajaga avastada selliseid plaane, lahendusi, visioone, mida me muidu üksi avastaksime võib-olla aastaid või elusid. Nii et see on see imetime, mida mina täna ootan ja mida ma antud juhul ka jutustan. Nii et mõelgem selle üle. Ma ise olen alustasin hiljuti nii-öelda integraalsete vestlustega Zoomis. Nii et kui keegi tunneb, et ta tahaks mõelda terviklikumalt, dialoogilisemalt,
arengupsühholoogilisemalt, ehedamalt, värskemalt, siis võtke kontakti, andke teada ja me saame koos proovida seda siis vastavas videovestluskeskkonnas. Seniks aga head ööd kõigile.